tema on maraton ja täna on 10. päev. Täna see tema on CPU time. Mida see tähendab? Arvutikeeles see tähendab see aeg, millal arvuti on keskendunud ühe ülesanne peale ja teeb seda ülesanne. Ehk see on see aeg, millal reaalselt ta töötab. Ja see strateegia või selline lähenemine kasutas Bill Gates, kui ta tegi endale selline CPU time terveks nädalaks. Kui ta oli välja lülitatud maailmast ja ta ei kasutanud interneti, ei kasutanud telefoni, ei kasutanud mingit suhtlemise võimalused teistega, aga ta võttis seda aega iseenda jaoks selleks, et keskenduda selle infole, mis tal on juba olemas ja mis ta peab ära seedida selleks, et edasi produtseerida häid mõtteid ja ideid. Ja täna me sinuga teeme, me ei võta terve nädala aega selleks, et vaikuses olla, aga mida me saame teha, et päeva jooksul kindlasti sa kokku puutud selle hetkega, millal sul on vaja võtta vastu päris palju uut info või mingi teema, mida sul on vaja läbi mõelda korralikult. Ja peale seda, kui on see ajurünnak on tehtud, võtta 2 minutit aega lihtsalt selleks, et olla vaikuses. Lihtsalt hinga, lihtsalt proovi mitte midagi mõelda. Peale seda, kui on mingi raske või lihtsalt mahukas oli ülesanne sinu ajale. Ja jälgi, mis mõtted tulevad, mis ideid, sest see on kõige puhtam aeg, kui sa saad kinni püüdma mingit väga geniaalsed ideid. Ja päeva õhtul või päeva lõpus esita endale seda küsimuse või vaata, millised mõtted sul täna tulid siis, kui sa lihtsalt võtsid 2 minutit selleks, et ära seedida see, mis oli just läbi mõeldud. Ja kokkuvõttes, mida on teeme täna? 10 minutit hingamise aega. Lihtsalt mitte midagi ei tee, lihtsalt hingad sisse välja ja sellega on kõik. Teine on see, et sa keskendud 2 minutit peale ajurünnakut, 2 minutit selleks, et mitte mõelda, lihtsalt jälgida, mis toimub sinu peas ja sinu mõtetes. Ja 3. esita endale küsimuse, millised neid mõtteid häid tulid sinu pähe.